tervist, kohe algab olümpia ja mina olen kätte saanud Eesti Olümpiakomitee poolt paki. Siin on siis kõik olümpiariided, mis me saime. Kohe esiteks siis DB suur reisikohver, kus sees on siis kõik. Ja selles videos avangi selle ja vaatame, mis siin sees on siis. Kohe alustuseks väga ilus Team Estonia logoga ja siis siin on mu nimi. Ja Eesti lipp on peal, väga lahe. Teeme selle lahti ja vaatame. Oi. See on mu akrediteering. Selle paneme kõrvale. Oi. Siin on päris palju asju. Kohe tuleb siis helkur. Väga lahe. Eesti maskott. Väga nice. Kas see on juba? See on Eesti pinn, mida saab vahetama hakata. Ehk siis nagu teiste riikidega saab seda pinni vahetada. Ja siis on maskott. Väga lahe. Ma isegi mäletan, ma hääletasin selle poolt, mis maskott võita võiks. Aga ma isegi ei mäleta ausalt öeldes, et mille poolt ma hääletasin. Aga see on täitsa nunnu. Oota. Mingi karp. Kusjuures ma ei pea seda isegi lahti tegema. Mul on olemas siuke asi. See on siis siuke asi, mis sa paned endale siia kaela. Võib-olla olete varem juba näinud kuskilt. Paned tööle ja siis sa hingad nagu seda läbi filtreeritud õhku. Ja pead siis haiguste eest kaitsma. Väga kasulik asi. Kuigi pean ütlema, et ma olen viimasel ajal ikkagi kasutanud maski, et kuidagi tundnud mugav. Aga siit tuleb juba edasi jope. See on Helly Hansen, Team Estonia logo siin, käe peal, taga Estonia. Väga nice. Teine jope, ka Helly Hansen, Team Estonia rinna peal, taga Estonia koos lipuga. Mulle siuksed joped meeldivad. Eelmine olümpia oli ka sarnane. See tundub hea. Nii, järgmiseks vest, Team Estonia, Helly Hansen, ilus soojad püksid, ka Helly Hansen, Estonia siin, väga nice. Pärast panen muidugi need riide ka, näitan, mis on siis nagu, millega näiteks käidaks avamisel, mis on võistluseks, kõik siuksed asjad. Helly Hanseni pusa, moletan siis vaba ja pusa, logo olemas, väga ilus. Nii, siis, kas see särk on päriselt mulle või? Tundub kuidagi väike, igatahes. XS, see küll ei saa mulle olla. Pärast vaatame, aga särk nagu särk ikka, Estonia taga peal ja Tim. Nii, siis hakkab tulema siit igast spordiasju ja spordiriietel on siis Odlo, see on siis jakk. Jah, täitsa kena. Ma ütleks, et see on päris sarnane eelmise korraga või ma just eelmine kord ei suhteliselt sama. See näeb täitsa kena välja. Mulle meeldib Eesti riietel, kui on valget rohkem, aga see on kena. Nii, pärast kõik koos vaatame, siis võib-olla on veel parem. Soojem jakk. See eelmine oli suht õhuke ja see on siis paksem. Sama asi muidu. Nii, mis see siis on? Sama asi, aga vest läheb vaja. Läheb edasi võistlus ja trenniriided. Peapael, täitsa kena. Veel üks peapael. Siis on müts. Väga hea. Veel üks müts. See on special, sest siin on jälle minu nimi isegi peal. Siin tuleb võistluskombe. Väga tähtis. Ja ma tean juba seda, et siin on väga nice see, et siin on kaks erinevat versiooni. Et mul on nagu 2 tükis kombe, aga mul on ka 1 tükis kombe, mis on väga nice. Okei, see on kena. See on kena. No kui selga panen, siis ma saan rohkem aru, kui ilus või mõnus ta seljas on. Aga esmamulje on täitsa okei. Kuidagi meenutab seda eelmises korras, ta oli suht sama. Valget väga palju ei ole, aga jah, 2 erinevat, see on nagu väga mugav ja väga nice. Mis meil tuleb siit? Püksid, õhemad, cargo pants. Äkki need on siis vaba aja püksid. Täitsa mõnusad, kenad siuksed. Team Estonia pusa, Helly Hansen. Ma ei tea, kus öelda seda kohta. Fleece. Siuke pigem tundub siuke samas mõlemad nagu vaba aega, samas kerge spordikas ka siuke liibuv. Siin nagu siuke tunne, et see ei lõppegi ära. Mis see on? Puff. See on väga nice. Kuigi see kvaliteet mulle puffil väga ei meeldi. See on siuke, ma ei oska öelda, mis see kvaliteet on, aga see nagu, see libiseb peast ära, kui me nagu suusatame, siis me paneme selle üle pea veits niimoodi, siis see libiseb kus alla, et teised hoiavad veidi paremini. Aga see on päris kena puff, see on väga kena puff. Siis on müts Helly Hanseni. Miks see nii suur välja näeb? See asi, mis ma panen pähe, okei, see ei ole suur. Helly Hanseni müts, ma arvan, et see on siis ala avamiseks kõigeks. Soe müts, Helly Hansen. Siin on veel kirjas ka Estonia siis. Kas ma sain kogemata 2 särki, sest nüüd on õiges suuruses see särk, mis enne XS oli.
täpselt sama särk ju. Et võib-olla ma kogemata sain 2, üks on täiesti vale suurus. Aga see on juba õiges suuruses, täitsa korralik. Siis veel üks särk teises värvis, muidu kõik sama. Vabaaja särk ja need olid siis polod, see on siuke tavalisem vabaaja särk. Helly Hansen, taga Estonia, Team Estonia logo ees, kena. Sama vabaaja särk, aga valge ja see on kena, see on väga kena. Korra käisin vabaaja riietel, aga nüüd mul tundub, et need on siis trennipüksid. Väga õhukesed, ma korra vaatasin, et see on kombe nagu, peaks olema trennipüksid, aga võib-olla need ongi mingi siuksed jooksuomad või? Väga õhukesed. Nagu need ei ole, peaks tuttav, et need on suusapüksid, aga ma ei ole kindel. Nii, oota, äkki need on siis paksemad või? Et on 2 varianti. Ma ei ole kindel. Igatahes, need on päris kindlad trennipüksid. Jah, need on vits teistsugused ikkagi. Estonia jala peal, muidu täiesti tavaliselt siuksed mustad Odlo suusapüksid. Siis on meil kindad, Helly Hansen, vabaaja kindad, väga nice, paksud, soojad tunduvad, väga head. Siis mingi karp üldse, see on. Oi, eurosüsteem, Eesti Pank. See lahe. Oota, see on väga kena. Meene münt, Eesti sportlased 2026 aasta Milano Cortina tali olümpiamängudel. Collector coin, kogumismünt siis. Mündi peal on 15 eurot kirjas. Ja see on väga lahe. Okei, seda poleks oodanud, aga see on väga lahe. See läheb kuhugi kindlasse kohta. 2 paari tosse järgmisena. Helly Hanseni jooksutossud, väga lahe. Ja Helly Hanseni vabaaja või talvesaapad siis. Ja tundub, et viimane asi on siis douchebagi seljakott, mis ma kusjuures juba korra mõtlesin, et kas polegi, aga see oli kõige põhjas. Ma pole varem douchebagi asju omanud, aga nüüd mul on siis suur reisikott ja seljakott ja Eesti lipp peal. Väga kena. Need on väga mõnusad asjad. Aga sellega sai siis kõik näidet, mis ma sain. Pamm selga, vaatame, kuidas need seljas on ja kui ilusad välja näevad. Nüüd on esimesed asjad selga saanud. See on siis trenni asjad. Trenni kindlad peavad endal olema. Müts on, prillid on ka endamad, mis muidugi mulle väga hästi sobib. Võib-olla see ongi kõik riided, mis siin kaasa tulid. Need on ainukesed riided, mis ma tohin nagu kanda. Et ongi kindad, prillid ja mingid asjad on suusasaapad, mis mul on enda firmad asjad, mis ma võin kanda. Aga jah, et need on need, mis me peame kandma ja ma uhkusega kannan ka muidugi. Aga jah, see on siis trenniriided. Jah, oligi, et ühed püksid olid paksemad, siuksed liibekad on teised ja siin on siis sahtliga, ühel pool on ainult sahtel või tasku siis. Aga muidu tundub mugav. Puff jah, tegelikult praegu ta püsib hästi, nii et võib-olla isegi see, mis ma enne ütlesin, ei oldki õige. Aga jah, tundub, et on hästi. Siin kõige peal on vest, et kui väga külm on, siis tegelikult see jakk on täpselt samasugune. Ja kui võtad ära trenniriided, siis siit alt on kombe. Ma panin siis numbri selga, sest niikuinii võistlus on ka number, eks siis seda rinna osa niikuinii ei ole näha, et võib-olla annab parema mulje. Tegelikult väga tähtis on vaata see, jah on, siin on pikk see, kui suusasaapad on jalas, siis siin on see vahe, millega ma saan üle suusasaabast ja siis selle püksid ära võtta, ehk siis selles mõttes on väga hästi. Ehk kõik on õige ja olemas. Ja siis ongi, see on võistluskombe. Oota, üks asi on vale. Ma arvan, et võistluseks on niimoodi ikkagi mõnus. Nüüd see tundub hullult siuke mõnus õhuke. See on siis see ühes tükis kombe. Eesti lipp siin, Team Estonia siin. Minu arust väga lahe. Ma küll trenniriietega ringi ümber ei teinud, aga jah, kombe on selline. Ja praegu tundub siuke mugav. Lähme edasi vabaaja omadega. Ma arvan, et see on kõige siuke mõnusam, mis on see, et ärkad, paned selga, lähed hommikus sööma, mis iganes. Ehk siis vabaaja püksid, siuksed pigem õhukesed, pusa, mõnus siuke tossu, kuidas öelda. Väga mõnus igatahes. Istub seljas ja see on mõnus. Taskud on olemas. See minust näeb täitsa hea välja. Tavaline, aga töötab. Siit alt tuleb välja siis särk XS, aga läheb selga küll ju. Okei, tegelikult siis selline särk mõnus ja neid särke oli palju, nii et proovime ära. Must
pehmemast materjalist, mitte polo. Ja väga mõnus. Sama asi, valge. See on vaba asjadest kõige lemmikumast. Valge, mõnus. Ja siis teine pusa, mis ma ei oskagi öelda, kas see vaba trenni. No trenni sa ei lähe sellega, aga see on siuke nagu sportlikum, et võib-olla mingi jalutama. Ehk siis sellega saab ka söömas käia ja kõik asju. Istub ilusti, täitsa mõnus. Nii, siis on meil jope ja paksud püksid, mis ma oletan, et ma ei tea, kumma jopega veel on. Võib-olla selle sinisega on avamine ikkagi. Aga see jope on väga mõnus. Taskud, väga tähtsad, saab käed tasku panna. Püksid, soojad, mõnusad. Ja ma ütleks, et väga nice. Siin on üks asi puudu. Valetasin, tegelikult rohkem asju oli puudu. 3 asja on nüüd juures. Müts, täitsa kena, kindad ja siis talvesaapad. Ehk siis nüüd on täiskomplekt, üleni must. Siin pole mitte midagi, mingit värvi. Kui värvi tahta, siis peab panema selle jope. Ja ka väga mõnus jope. Ja ma arvan, et see võib olla tegelikult äkki avamise või. Ma ei teagi isegi, see tundub loogilisem. Eelmine olümpia oli ka siuke hele sinine jope avamisel. Ja viimane asi, ma küll suur vestimees ei ole, aga viimane asi, soe vest ongi täis komplekt minu arust, kõik näidatud. Paned selle ka veel, ops, paned Elkuri ka külge, ops. Ehk siis sellega saigi ring peale, kõik riided näidatud. Seljakotti saab veel mingile komplektile juurde panna. Jah, siia läheb päris palju asju veel juurde enda poolt, kõik need alariided, ülariided, kõik need mingi soojapesud, ilmselgelt väga palju suuski, mul on 4 kotitäit suuski, mul on kepikott, ühesõnaga väga palju asju läheb sinna olümpiale. Suht kohe alguses oli siin näha maskoti küljes pinn ja see olümpia ma otsustasin teha enda kostum made pinnid, mida ma saan siis teiste olümpiariikidega vahetada. Et ma saan Eesti oma, aga vahepeal on see, et mul juba Eesti on, et ma ei hakka sinuga siis vahetama. Aga siis ma saan vahetada nendega midagi, mida kellelgi teisel ei ole. Kui neid peaks olümpiast üle jääma, siis saan teile ülejäänud ära jagada. Siin on siis minu logo, bränd, hüüdnimi ja Eesti lipp. Olümpiarõngaid ma ei tohtinud see panna, muidu mind kaevatakse kohtusse. Aga need tulevad ka minuga kaasa. Minu hinnang on see, et kuidagi tavaline, aga arusaadav, meil ei olegi mingi ulme suur tiim. Ta on korralik, ta ei ole midagi väga erilist, aga samas ei peagi eriline olema. Vahepeal lihtne on kõige ilusam. Ma arvan, et hinnanguks, kui ma peaks panema 10 pallisüsteemis, ma annaks 8 või 8,5. Tuusbergi kotid lükkavad seda hinnangut üles. Ja mõned Heli Hanseni asjad on head, Odlo asjad on head. Võib-olla ongi siukest nagu erilisus võib-olla saaks. Et 10 jääb veits puudu. Siia kõrvale olen juba pand, et mis teised sportlased arvavad sellest ja mis nad 10 pallisüsteemis on hinnanud seda. Nii et ongi jäänud ainult see, et jäta kommentaaridesse, mis on sinu hinnang nendele kõigidele riietele, millega eestlased lähevad siis Itaaliasse Eestit esindama. Milano Cortina 2026 olümpiamängudel. Et jah, jäta kommentaar, kuidas sulle meeldivad. Pane subscribe, sest palju videosi on tulemas olümpiast. Ja ongi tänaseks kõik, nii et näeme järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chaneli kombe. Mida ma teen? Igatahes.